Eesti rahvuslased. See on 6. kord, kui me tõrviku tulega oma rahva vabadust pühitseme. 6. aasta järjest, kui Tulede jõgi voolas siit Vabaduse väljakult Vanalinna ja tuli väljakule tagasi. Ja 6. korda juba ma vaatan siit alla ja näen tõrviku tulede merd. Iga kord on neid tulesid olnud rohkem kui kunagi varem. Ja teistmoodi ei saakski ju olla, sest just seda tähendab rahvuslik ärkamine. Esimene kord oli meid kõigest 120. Ja siis ma rääkisin oma kõnes sellest, millest ma olen tegelikult igal aastal rääkinud. Oma vabaduse ja iseseisvuse sünnipäeva tähistades me hoiame meeles esivanemaid ja anname leegi edasi oma järeltulijatele. Ja nii me teeme iga aasta. Esimene kord, kui meid oli kõigest 120. Kas ma siis uskusin sellesse ärkamisse, mis on vahepeal toimunud? Muidu ma poleks uskunud. Aga ma teadsin, et kui ma nii ütlen, siis nii ka läheb. Üks märk sellest, et me oleme tõeliselt suureks saanud, on see, et esimest korda me nägime tõrviku rongkäigule vastu meeleavaldust. See oli muidugi tilluke. Ärme lase ennast sellest segada, sest me teame, et on neid inimesi, kellele uus rahvuslik ärkamine on vastu meelt. See, et isegi nemad on oma koopast välja roomanud, näitab ainult seda, et kõik teavad. Meiega peab arvestama. Ja et me saime oma rongkäiguga rahulikult hakkama ilma neist välja tegemata, näitab meie tugevust. Me oleme 6 aastaga teinud oma rahvustundest kilbi. Ja see on see sama jõud, mis on meie rahvast aastasadu ja tuhandeid alles hoidnud. Selle ürgse jõu oleme me täna õhtul üles äratanud. Ja Eesti tulevik on meie rahva kätes. Me oleme seda tõesti teinud. Ja ma olen uhke ja õnnelik. Aga kõige rohkem olen ma tohutult tänulik kõigile, kes on selle võimalikuks teinud. Neile, kellega koos meil sündis idee esimesest tõrviku rongkäigust ja kes ei kartnud unistada. Kellega koos me võtsime asja käsile ja tegime ära. Kõigile neile, kes on 6 aasta jooksul tõrviku rongkäiku elus hoidnud ja aidanud kasvatada ja võimsaks teha. Muidugi kõigile neile, kes on aidanud tõrviku rongkäiku korraldada ja kes seekord olid osa meie suurepärasest meeskonnast. Neile vabatahtlikele, kes kulutasid oma aega ja rammu, et täita need 1000 tõrvikud ja tuua need rongkäiguks Vabaduse väljakule. Ja minu eriline tänu kuulub noortele Sinisest äratusest, ilma kelleta see unistus uuest ärkamisest olekski vaid unistuseks jäänud. Noortele rahvuslastele, kes on siiralt ja omakasupüüdmatult olnud toeks ja abiks nendel hetkedel, kui seda oli kõige rohkem vaja. See noor rahvuslane, kes äsja kaotas ära oma rahakoti ja kõik dokumendid ja kes sellest hoolimata pühendas terve öö, et lõigata neid samu sinimustvalgeid lindikesi, mis on meil täna rinnas. Või 17-aastane noormees, kes väga kahetses, et ta jäi haigeks enne rongkäiku ja ei saanud tulla koos oma rahvaga esivanematele austust avaldama, kus ta väga tahtis olla ja väga loodab, et ta saab tulevikus siinsamas võidusamba ees kõnet pidada. Või 14-aastane tüdruk, kes on liiga noor, et isegi olla Sinise Äratuse liige
aga kes on olnud meiega peaaegu kõikjal kaasas ja andnud kõike rohkemgi veel. Ja veel palju oleks neid noori rahvuslasi, keda meelde tuletada ja nii palju südamlikke hetki, mida üles lugeda. Teie olete andnud lootuse, mitte ainult mulle, vaid kõigile, kes siin täna tõrvikutega seisavad. Te olete andnud lootuse Eestile oma suurte ja väikeste tegudega. Olete te andnud selle, mida üks noor inimene üldse saab anda Eesti eest. Me kõik teame, et eestluse püsima jäämiseks tuleb meie rahval sellel sajandil teha suuri pingutusi. Meie rahval on varem olnud väga raskeid aegu ja ma ei saa lubada, et neid rohkem ei tule. Me oleme väike rahvas ja ikka tahavad võõrad endale seda maalappi, mille pinnal meie oleme üles kasvanud. Ja muidugi nad tahavad meie kõige kallimat varandust ära võtta. Aga see leek, mis on meie südames, see ei kustu mitte iialgi. Ükskõik, kui palju võõraid meie kallilt maalt üle ei käi. Sest see leek ühendab meid sügavamalt, kui me isegi oskame aimata. Ja sisimas me teame alati, et me kuulume kokku, me kuulume ühte, tulgu mis tuleb. Sest see ei ole üks nendest tunnetest, mida saab ära unustada. See leek ei ole lamp, mida saab sisse ja välja lülitada. Teda tõrvikut ei saa välja lülitada. See põleb kusagil sisimas ikka, kuni süda tuksub. Kallid eestlased, head vabariigi aastapäeva Eesti eest!